et elust nagu kõik probleemid või mured või konarlused ära kaoks, seda ka ei ole, sest et see on osa siin elus olemise mängust ja sellest kunstist ja see on tegelikult tore ja sellest on nii raske öelda, et see on tore, aga ilma selleta, kui kõik oleks korras, siis ei olekski elu ja seda räägivad ka osad surmalähedase kogemuse inimesed, et sealpool oligi nagu kõik nii korras ja mõni on toonud selle välja, et kui ta tundis seda väga pikalt, et siis nagu selles mõttes jällegi igav võrreldes sellega, mis siin maal on, siin me saame tunda haiget raskusi, me peame midagi püüdma, aga et selle mängu mängimine ja mitte nagu labastavas mõttes mäng, eks ju, aga ei ole paremat sõna mul praegu, et selle inimmängu mängimine, see kunst nagu see läheb, see on üks peamine asi, läheb nagu vastuvõetavaks ja võib-olla huvitavamaks, eks ju, et kui mul tuleb see probleem nüüd näkku või keegi siin ründab mind, siis sa kuidagi suhtud sellesse nagu teiselt positsioonilt, sa ei ole enam seal all, ainult see piinlev väike inimene, kelle jaoks maailm on raske, vaid sa vaatad, nüüd on see olukord ja ma kuidagi selle inimmänguses peaksin sellega võimalikult osavalt diilima, eks ju, ükskõik kui keeruline see on, et teeb selle mängu rõõmu paremaks, eks ju, ja see ei tähenda jällegi, et kogu aeg oleks rõõmus, eks ikka tuleb neid asju, mis ehmatavad kurvaks, aga sa oskad paremini edasi minna, sa järgmisi käike on nagu kihvtim teha ja sa tead, et see on siin ajutine, nagu siin raamatus ka ühe inimese see lause ütles, et ta seal teispoolses sai aru, tal oli niisugune võimalus, kus ta ka seal sellise vaimolendiga või mingi teadusega nagu suhtles, eks ju, see käib nagu ilma sõnadeta, kuidagi telepaatiliselt, et sealt öeldi, et sealt vaadates sa oled nagunii seal tagasi ühe hetkega, eks ju, et siin inimelu sul tundub, olgu ta 50 või 100 aastat, et see on nagu pikk aeg, aga sealt vaadates see kõik on nagunii kuueks üks hetk, eks ju. Ja siis ta sai aru, et kui lähedal see on, eks ju, vaata tegelikult see on ka äge point, et meil kogu aeg on see teispoolsus või kui ei võta selle ohtliku hirmutava surmana, mis vahepeal oli lääne kultuuris igal pool, aga et see surm on meil kogu aeg hästi lähedal, eks ju, ta on ainult hetke kaugusel ja me kunagi ei tea, eks ju, kus see hetk on. Ja need, kes on siis kogenud ja sealpool seda sooja ja head ja seda vabat tunnet, siis see on nagu lootustandev ja teeb nagu tunde mugavaks, et ma võin julgeda elada, et just nimelt, et ei kao mitte ainult ära surmahirm, vaid kaob ära ka elamise hirm, eks ju. Ja see tuletab mulle meelde lauset, mis ma nägin vist Brad Pitti filmist Trooja, kus ta seal rääkis selle mingi tšikk ronis talle telki igatahes ja siis ta röövis ta, ma ei mäleta täpselt, aga siis ta rääkis jah, et kuidas jumalad kadestavad inimesi, sest meie elu on ju lõppeb ja me oleme surelikud, on ju, et kui kõik on nagu üks, siis kui midagi on liiga palju, siis selle kaob väärtus, on ju. Jah, maitse läheb ära. Ma mõtlesingi sinu käest küsida, et kas sul endal on, kui sa räägid sellest mängust ja sellest, kas sul endal on näiteks pärast seda kogemust kas see nagu siuke arusaam elust kui mängust ja siuke, ütleme, ellujaatav ja positiivne suhtumine, kas see nagu käib pärast seda kogemust kaasas või sa vahepeal näiteks, ma ei tea, mingi nädalateks, kuudeks ikkagi mattud mingisuguse argirutiini asja, kus sa oled ärrituv ja sa nagu unustad ära selle kõik. Ja, need käivad igal juhul juurde, need on meie omadused, ärrituv olen pigem vähe, oma sisse võib-olla, eks ju ikka, üliväsinud või mingid asjad tüütud, ülirasked ikka, aga ma arvan, mingi taustasüsteemis on jah see positiivne asi, vahel on nagu lootus inimkonnale väga, et kui palju vahel mingid kas või heade tüüpide või inimeste seltskond hakkab arutama midagi, nähakse maailmas nii palju nagu õudsaid probleeme, siis ma kogu aeg näen neid nagu, see on jälle mingisugune ülesanne, ma kogu aeg näen lootust, vaata, eks meil on see kliimajama, et ma näen, et vaata, kui palju mingeid huvitavaid lahendusi juba tehakse, eks ju, otsitakse nii palju lahendusi, et ma nagu usun inimkonda, mina võin ka siit ära kaduda, aga küll hakkama saadakse. Okei, võib ka kõik läbi kukkuda, aga põhimõtteliselt kindlasti saadakse hakkama, sest nii palju on seda head jõudu, mis tahab midagi teha ja enda elus on see sama ja siis vahel on vaata niimoodi, et püüad oma asja ajad, et minu see teema on ju ka imelik, siin ei ole mingid, et ma ei tea, käid seal koolis ära ja siis saad töökoha endale, oled, lähen tööle surmauurijate office'is. et siis on nagu neid elulisi raskused, kuidas siis kaob selles mõttes, peab olema see usk, et julgeda edasi diilida imeliku asjaga, kui vahel on niimoodi, et pagan küll, et äkki ikkagi olude sunnil oleks võinud seal minna mingi teisele alale, kus saab otse raha teenida ja teha mugavamaks, eks. Aga siis see elu mulle kuidagi tuleb alati appi ka, et ta ise jälle surus mind tagasi selle teema juurde, sest need asjad läksid alati hästi, ma nägin, kuidas ühiskonnas on vaja, väga raske on olnud, väga raske
ja siis, kui ise nende teiste inimeste lugudega tegele, nad on nii inspireerivalt mõjunud, et vahepeal oli küll niimoodi, vaatasin, et kurat, et kuidas siit, või noh, ma ei tea, et kuidas nüüd peaks käituma edasi ajama asju, ja siis samal ajal käis aeglaselt töö nende lugudega edasi, siis loed ühte, teist, kolmandat ja siis pärast tuleb see meelde, mida ise oled ka kogenud ja tuleb nagu see elu jõud tagasi, et nad on hästi inspireerivad, et ma olen ka nüüd paar korda öelnud, et need lood on nagu leinavale inimesele võivad anda nagu väga palju kasu, eks ju, abi, ja samal ajal nagu see enda elu raskustest, et on inspireerivad. Ja siin on veel, mõned on nagu pikemad, mõned lühemad, aga see mõju on siin olemas, aga tahaks kunagi neid nagu pikemad mõnede inimeste, palju pikemalt välja tuua need lood, et tulevane töö on ja nende inimestega ka läbi rääkida, aga et nad on nii pagana inspireerivad, tuleb täiega isu elada, et ongi, et... No siin kuulates mul tuleb täpselt sama isu, et just see nagu arusaam, mida ma arvan, et isegi inimestele, kes ei ole nagu midagi sellist kogenud on ja siis tegelikult inimesed saavad aru, et mingeid asju pole mõtet, ma ei tea, pole mõtet liiga tõsiselt võtta, et mingisugused argi, rutiinsed probleemid, mis tunduvad hetkes on ja tohutult suured, aga suures plaanis on need täiesti väiksed ja mõttetud on ja et see on nagu hästi positiivne suhtumine, samamoodi nagu iga inimene saab elu jooksul ilmselt aru, et näiteks see probleem, mis sul oli lapsena, mis tundus on ju, lapsena tundus mingi asi nagu kõige suurem probleem üldse on ju, ja oligi sinu jaoks too hetk oli see nagu kõige suurem probleem, aga suures plaanis on see täiesti mitte midagi, et siuke suhtumine, see lähebki vahepeal meelest ära, et kui sa nagu kuidagi mattud sellesse mingisugusesse argi jamasse ja tegeled mingite asjadega, mis nagu ajavad selle meelest ära ja siis tundub kõik kuidagi lootusetu. Ja, ongi. Ma vahel nüüd ise ongi tulnud see peale, kus ikkagi ma siis naeran itsitung on eriti raske, läheb tobedalt, tegelikult läheb jumala halvasti, aga siis naeran ka, et kuradi värkel, et kuidas see elumäng seda teeb, aga siis ma lihtsalt proovin edasigi ja vaatan, mis saab. Et kui keegi nüüd selja tagant selle kuuli pähe laseb, ega ma ei saa selle peale midagi teha, aga nii kui ma saan liigutada, siis ma lähen edasi, piltlikult, eks ju, et ükskõik. Eesti esu.